tulemast Tartusse! Me oleme Telia Inspira kanalil nüüd otse-eetris Tartu Ülikooli spordihoones, kus täna asuvad võistlustulle Eesti parimad ja andekaimad noored häkkerid. Sellepärast, et esmakordselt toimub kübervõistlus Cyber Battle of Estonia. Meie suur soov siin Tartus on aidata kasvada küberkaitse spetsialistidel või siis lihtsalt öeldes heade poolel olevatel häkkeritel. Sellepärast, et küberturvalisus on moodsa ühiskonna üks alustalasid ja võti selle ehitamiseks. Koolitust ja võistlust korraldab Eesti küberkaitse ettevõte CTF Tech. Selleks, et siia Tartusse välja jõuda, tuli kõigepealt läbida bootcamp ja eelvoor. Kokku tulid 100 häkkimishuvilised noored üle Eesti vanuses 15–21 eluaastat. Eelvoorud toimusid 5 Eesti linnas: Tallinnas, Paides, Pärnus, Narvas ja Tartus. 4 tundi väldanud individuaalse CTF-tüüpi võistluse käigus selgus niisiis 70 parimat. Nendest moodustasid kohtunikud 14 5-liikmelist meeskonda, kes asuvad täna võistlustulle võidutiitli nimel. Esimesena on teie ees Tartu meeskond Nemesis. Tallinnast võistkond Cyber Monkeys. Ja saali on tulemas võistkond Paide Võim. Järgmised ülikooli linna helgemad pead on koondunud nime alla Arbitrary Code Execution ehk ACE. Pärnut esindab finaalis võistkond Bashers. Narva kõige kõvemad häkkerid on koondunud nime alla Jambucket Team. Saali on jõudnud järgmine võistkond Tallinnast Fork Bomb. Tundub, et otse kaitseväest Tartust esimesed. Järgmine pealinna tiim on siit võistlustulle asumas Tiim A. Tallinnast on pärit ka võistkond, ja tundub, et ainult ühetähelised võistkonnad on tulnud Tallinnast, võistkond V. Tartu võistkond RM Hints. Järgmine meeskond tuleb taas Tallinnast. Tõsi ta on, et suuremate eelvoorudega linnast on ka rohkem võistkondi. Ja Tallinnast on Muumitrollid. Lisaks on korraldajad kokku pannud 2 üle-eestilist võistkonda. Ma palun siia tiim Red Raccoons. Ja teine üle-eestiline võistkond tuleb sealt. Uhkel sammul sammub võistlustulle Jet Turtles. Võistlusel hoiab pingsalt silma peal auväärne ekspertide paneel, mille moodustavad infotehnoloogia ja küberkaitse absoluutsed tipud. Mul on hea meel siia lavale kutsuda suure aplausi saatel Clyde Mägi. Clyde Mägi on ettevõtte Raul Valter kübervaldkonna juht, riiklike küberkaitseüksuste mentor üle maailma ja Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentide käsitlemise osakonna endine juht Clyde Mägi. Kutsun lavale järgmise eksperdi Aare Reintam, Cybex Technologies juhatuse liige, küberturbe ekspert, rahvusvaheliste küberlaborite arendaja ja looja, NATO küberkaitsekoostöökeskuse tehniliste õppuste endine juht. Niisiis, daamid ja härrad, Aare Reintam! Ja sealt tuleb meie kolmas ekspert Dmitri Stoljarov. Dmitri Stoljarov on Cybex Technologies küberturvalisuse ekspert, riikide ja ettevõtete küberkaitsjate koolitaja üle maailma ja nagu kõik saalis olevad noored peaaegu teavad, noorte küberhuviliste koolitaja CTF Techis Dmitri Stoljarov. CTF ehk Capture the Flag on infoturbavõistlus, kus võistlejad lahendavad erinevaid ülesandeid erinevatest kategooriatest. Ja põhieesmärk on leida siis konkreetne teksti osa, mida nimetatakse lipuks ja teenida punkte. Ja CTF on suurepärane võimalus õppida eetilist häkkimist. Nii et põhimõtteliselt noored häkkerkangelased astuvad ikkagi täiesti tõsielust inspireeritud olukordadega silmitsi. Täpselt nii. Neist ülesannetest igas etapis on 3 sellist, mille puhul on esimesele lahendavale tiimile ette nähtud eriauhind.
Igas etapis antakse ülesannete eest punkte, skoorid jagunevad järgmiselt. Esimeses etapis iga lahendatud ülesande eest 100 punkti, teises etapis 150 punkti ja kolmandas annab iga lahendus 200 punkti. Eriauhind annab 20 punkti lisaks. Võistlejad võivad võtta ka vihjeid, mis aitavad ülesande lahendamisel edasi, aga võistlejad peavad arvestama sellega, et iga vihje maksab teatud arv punkte. Cyber Battle of Estonia CTF-i teeb eriliseks, et läbi ülesannete jutustame me loo tänapäeva nutimaailmast. Ja see seiklus, mu noored lugupeetavad, saab alguse targast kodust. Nii, lähme kõik koos. Võistlus algab 5, 4, 3, 2, 1. Competition starts. Täpselt nii, competition starts, võistlus on alanud, kell tiksub. Esimene võistlusetapp on avatud, käivitage laptopid ja StartX. Head jahtimist! Seiklus kübermaailmas algab ühel täiesti tavalisel päeval, kui ühtäkki lakkavad kõik IoT ehk siis Internet of Things seadmed sinu kodus töötamast. Kuna ruuter lähtestab vaikeseaded, sa ei saa isegi oma koju sisse, kuna nuti ukselukk ei avane. Õnneks on ruuterile juurdepääs Wi-Fi kaudu. Sulle meenub, et oled oma vana marsruutimistabeli varasemalt salvestanud. Analüüsi seda ja uuri, milline IP-aadress tuleb seadistada võrguseadmete lüüsiks ehk gateway'ks. Esimese etapi külalisena on ekspertide laua taga koha sisse võtnud SKID Solutions juhatuse esimees Kalev Pihl. SKID Solutions on turule toonud mobiil-ID ja smart-ID lahendused. Eksperdid on väga ootusärevad ja jälgivad juba, kuidas tiimid on lahti ahnitsenud juba kõik taskid, siis esimene etapp on tark kodu ja tänapäeval keegi isegi ei mõtle selle peale, kui palju meil on seadmeid kodus, mis ühenduvad internetti. Et mõtleme, telekas, tablet-telefon, meie külmkapid, meie siis imurid, pliidid tänapäeval, kõik on nagu targa koduga seotud ja see ruuter on siin just asjakohane asi, et kui sellega peaks midagi juhtuma, siis tegelikult võetakse üle kogu koduvõrk. Oled 100% kindel, et 2-5 aasta pärast sul isegi tapeet on interneti ühendatud, kus sa saad seda pilti ja mustrit vahetada. Esimene ongi lahendatud. Nii, kes on boss? Mina, õige, täpselt nii. Kuule, väga ruttu lahendasite esimese ära. Te olete 4 minutiga lahendanud esimese ülesande. Kuidas teil see õnnestus? Varasem kogemus lihtsalt ja eks jopas ka. Et õnn ja ettevalmistus on ikka need märksõnad. Just nii. Rohkem ei sega, näen, et teil on käed ja jalad tööd täis. Igal juhul võistkond esimesed siin Rockib esimesena tõepoolest lahendasid selle ülesande ära. Nutikodu on kindlasti selline asi, kus meil oht hakkab igal ühel varem või hiljem aknast sisse vaatama ja super näha, et noored inimesed suudavad neid probleeme lahendada minutitega, mitte tundidega. Ja, aga mulle meeldib ikkagi hoida silm peal erinevatel siis valedel vastustel ja meil on siin üks tiim nimega Muumitroll, kes siis lihtsalt praegu jõuga saadab erinevaid flag'e süsteemi, et vaadata, kas mõni neist on õige. Ehk siis selline on ka üks taktika, et sa brute force'id jõuga lihtsalt proovides nagu flag'i ära aimata, lihtsalt kopeerides ja pasteerides erinevaid siis lahendusi sisse. Ja kuidas päris elus ründaja teeb? Ta teebki niimoodi, ta proovib nii kaua, kui see õnnestub. Kuidas päris elus kaitse teeb? Ta proovib nii palju varianti, kuni ta lõpuks õnnestub. Seega taktikaliselt tehakse täpselt niimoodi nagu päris elus. Mis me praegu näeme, et on ainult 2 taski on lahendatud, see on siis esimene ja 3. Kolmas task esimeses võistlusfaasis on Stuck in Vim ehk kinni Vimmis. Samal ajal kui häkkerkangelane tegeles rikkega, proovis ka tema väike vend parandada võrgu konfiguratsiooni. Järgides juhendit internetist õnnestus tal avada käsurea rakenduses tekstifail, kuid ta ei oska enam käsurea programmist väljuda. Tundub, et ta on totaalselt kinni jäänud, kuid tal kodutööde tähtaeg juba hingab kuklasse. Aita oma venda, et ta saaks kodutööd programmist kätte. No, eksperdid, ma olen häkkeritelt üsna palju nalju kuulnud Vimmi kohta. Saate te natukene avada, mis asi see Vim on? Vim on tekstipõhine tekstieditor, command line'is töötav ja see on üks vanematest tarkvarades üldse, mis on nagu Linuxi peal olemas.
ja algajatele see on olnud suur peavalu, et kui nad satuvad sinna sisse ja see ei ole tavaline mingi notepad või Word, kus sa saad escape'iga välja või mingi exit'iga, et seal on omad režiimid, omad vaated, spetsiaalsed käskudega pead sealt väljuma. Suur tänu, head eksperdid. Esimese etapi teine ülesanne on It's always DNS ehk see on alati DNS. Teises ülesandes on arvutivõrgu rikke tagajärjel paigast ära ka kodu automaatikasüsteemi parameetrid. Pärast marsruutimiskonfiguratsiooni parandamist hakkab nutiuks uuesti tööle, aga domeeni nimelahendused mitte. Uuri oma Raspberry Pi'l olevat DNS-serverit ja leia 5 logifaili lugemiseks. DNS on siis teenus, mis arvutivõrkudes tõlgib domeeni nimed IP aadressiks. Ehk kui te panete brauserisse mingi aadressi, twitter.com näiteks, siis tegelikult taustal käib päring vastu nimeserverit, mis lahendab selle nime IP aadressiks. Kui see on teada, siis paketid hakkavad liikuma selle IP aadressi suunas, et teil on juba ühendatud selle serveriga. Ja kui DNS ei tööta, siis tegelikult kogu teil see surfamine enamus rakendutest nad lihtsalt ei tööta, kuna ta ei tea, kuhu IP peale ta peab minema. Aga võiks korra rääkida ka seda, et miks osad inimesed endale DNS-i kodus üles panevad, et miks ta aitab kaasa nagu turvalisusele, et mis on see point, miks näiteks sina, Tim, ka kasutad DNS-i endale kodus? No mul on DNS kodus ja mul on ta ehitud selle Raspberry peal, et mul on see P-hole'i tarkvara, et mida see teeb tegelikult see Raspberry ja P-hole, et ta blokeerib malicious saite. Ta blokeerib veel mingid kahtlaseid saiti. Jah, et ma natuke filtreerin ka seda reklaamindust, mis mulle nagu näidatakse seal brauserites ja mul on keskmiselt kuskil 15-20% liiklusest, DNS-i liiklusest ma blokeerin ära. Nii, suur tänu ekspertidele. Ma olen tõepoolest nüüd siin meie liidertiimi kõrval, Fork Bomb. Nad on lahendanud perfektses, ilusas, rohelises järjestuses esimesed 3 taski, sealhulgas teise, siis DNS-i ülesande ja Peeter Fork Bombist. No kuidas teil see nii ruttu õnnestus? No mõtlesime välja, kuidas see käis. Ega seal midagi ilgelt keerulist otseselt ei olnud, aga natuke sellist eksperimenteerimist ja sattusime õige asja peale lõpuks. No kuidas esimese 3 taski või esimese faasi peale üldse praegu võistluse tase, ülesannete raskusaste teile tundub? Üsna raske selles suhtes ikkagi, et viimast 3 ei ole veel välja mõelnud, aga loodetavasti ka need siis lõpuks jõuame lahendatud. Igal ülesandel on siis võimalus valida hinte. Vihjeid, jah. Et kui mingil X põhjusel näiteks tiim või see, kes üritab seda lahendada, ei saa lahendada, jäi kuskil kinni, internet ei aita, sõbrad ei aita, võistlejad ei aita, siis sa võid võtta selle hindi. Hindis on tavaliselt mingi siuke väike boonusjutt sulle või isegi mingi käsk, päris käsk. Väike nagu õpetus, et kuidas edasi. Et kui sa jooksutad seda või kui sa guugeldad mingit konkreetset sõna, siis saad rohkem infot, saad edasi liikuda. Ja hinti on erinevaid, mõnedel ülesannetel on 1 hint, mõnedel on 2 ja tegelikult hintide eest võetakse natuke punkti maha ka. Keskmiselt kuskil 10% sellest taski hinnast. Ja praegu me näeme, et kõikidest meeskondades mitte keegi pole kasutanud ühtegi hinti. Mitte ühtegi vihjet siiamaani. Võib-olla on natuke varane faas veel, sest et ma mäletan, et lootusrikkad on veel noored. Absoluutselt. Strateegia muutus tekib tavaliselt kuskil päeva teises pooles. Esimese faasi tark kodu, 4. ülesanne, vahepeal oli ka 1 tunni hoiatus. Teil on täpselt tund aega jäänud esimese faasi lõpuni. Esimese faasi tark kodu 4. ülesanne on mailbox ehk postkast ja selle esitlejaks on Parcel Seed. Ja just ühte sellisesse on nüüd saabunud pakk. Teade paki kohta saabub hetkel, kui sinu vennal õnnestus kodutöö ära esitada. Aknast välja vaadates näed, et ema proovib juba PIN-koodi sisestades postkasti avada, kuid tema selja tagant püüab keegi üle õla piiludes teada saada tema PIN-koodi. Otsustad selle peale PIN-i muuta, kuid selleks vajad administraatori PIN-koodi, mille krüpteerisid postkasti saamiselt turvalises konteineris. Probleem on aga selles, et sa ei mäleta krüptimiseks kasutatud šifrit. Mäletad ainult tööriista, OpenSSL ja parooli. Lahenda probleemid ja vaheta kiiresti PIN. Tundub, et on olnud nutikas tegelane, mõelnud, et kindlasti ma ei mäleta neid admin paroole lõputult, tuleb kirja panna.
õpetus on kogu aeg olnud, et palun ärme kirjutame neid paberinurgale, ärme pane neid kuskile tahvlile. Isegi kui tagurpidi neid kirjutada, ikka nad on loetavad. Et siin on siis kasutatud sellist vahvat vahendit nagu OpenSSL, mis on siis üsna võimekas erinevate operatsioonide tegemiseks, aga siin siis antud juhtumil lihtsalt ühe sõnumi krüpteerimiseks ja neid viise krüpteerida on ikkagi rohkem kui üks. Väga oluline nüanss on see, et tegelikult oma asjade krüpteerimine, kui sa kasutad rohkem kui mitut kontot, on ju, siis kasutagi, lihtne soovitus ongi võtta mingisugune, ma ei tea, paroolihoidla või kuskil midagi niukest, mis tegelikult hoiab siis sul turvaliselt krüpteeritult oma kettal siis turvaliselt sinu parooli asju, et see tegelikult on kaunis oluline asi. Aga mis puudutab neid paroole, tegelikult praegu on siuke moodne sõna juba ja seda kasutatakse rohkem ja rohkem, see on passphrase. Et sul ei ole lihtsalt sõna, aga sul on mingi pikem lause, nad on kuidagi ühendatud. Esimese etapi 5. ülesandes nimega Fridge tekitab pahandust, niisiis nutikülmik ja ülesannet esitleb Sprite. Ema toob paki tuppa. Selles on meeletutes kogustes Sprite'i. Pakis on kiri, millel seisab, et teie nutikülmik on saatnud tellimuse. Sa oled kindel, et ei sina ega keegi su pereliikmetest ei ole sellises koguses karastusjooke tellinud. Leia viis, kuidas pääseda ligi nutikülmiku halduskonsoolile ja uuri välja, mis toimub. Meil on üks meeskond võtnud esimese hindi, et see on Jet Turtles. Ja nemad on vist kõige rohkem pannud need valeid vastuseid ka, et praegu on 21. Teisest küljest kõige otsus, et kui sa ikka pusid ja hakkama ei saa, siis hint või vihje on ainuke tee, kuhu minna. Loomulikult küsi abi. Meil on üks võistkond muumitrollid siin, kes on lahendanud ära 5. ülesande esimeses faasis. No kuidas teil see õnnestus esimesena? Eks see on ju ikkagi meeskonnatöö ja meil on head liikmed, kes suutsid selle ülesande edukalt lahendada. Mul on teile nüüd üks väike üllatus, kui te panete silmad, eidate sinna poole, te näete, seal ongi see sama kurikuulus külmkapp, millest me oleme rääkinud. Tõsi, ta on täis, kui me vaatame läbi klaasi ju meeletutes kogustes Sprite'iga, nii et palju õnne, te olete selle külmkapi sisu endale võitnud, muumitrollid. Kui Janu tuleb, seadke aga sammud uhkel sammul sinna, see külmkapp on teie oma, teised sealt võtta ei või, palju õnne. No aitäh. Praegu listeni portil siin, aga kas ta on nagu automaatselt ei hakka listeni? Ei, sa pead ise siia ära seadistama, sul on juba olemas need, täpselt sama port on. Vist ja sama on. Viipades on ka sama vist. Ma tegelikult kuulen ühe kõrvaga, kuidas tiimid omavahel juba koostööd teevad ja nüüd on juba näha, kuidas tiimikaaslased tõusevad ju arvutit tagant püsti ja lähevad teise tiimikaaslase juurde ja juhendavad, kuidas mingit ülesannet lahendada või... Mul on nii segadus praegu. Sa pead terrausti panema. Ei ole midagi. Sa pead terrausti panema, jaa. Sööke leiba. Anna leiba. Tahaks leiba. Kula, meil on veel üks meeskond, Bashers, kes võitsid ühe hindi. Väga tublid. Ja hakkab looma, ütleme, aeg hakkab otsa saama ka, eks ole. Ja kujutage ette nüüd, millest me oleme siin täna rääkinud, on nutikodust, routerist, DNS-ist, PIN-koodide krüpteerimisest ja nende siis reverse engineerimisest, et sellest aru saada. Nüüd, kui panna ennast nagu tavainimese seisukohta, tavaline inimene, kes istub kodus, vaatab telekat, kes see üldse mõtleb niisugust asjade peale ja nüüd mõelge nagu niisugust asja, me oleme niisugused taskid oma lastele, see on järgmise põlvkonna superstaarid nagu selle koha peal, kes tulevad. Ärge unustage ära, et nad on 15 aastased seal, alates 15 aastased. 15–20 aastased lapsed. Olemegi märkamatult jõudnud esimese etapi viimase ülesandeni ja selleks on infection ehk nakkus. Ja selle esitlejaks on Admirals. Trade on the go with the Admiral Markets mobile trading app. Available in the App Store and Google Play today. Admiral Markets. Viimases ülesandes kurdab ema, et tema tööarvuti käitub imelikult. Samuti on ta saanud e-kirju ebaõnnestunud sisselogimiste kohta oma Admiralsi kauplemisplatvormi kontole. Õnneks peatas need sisselogimised mitmetasemeline autentimine. Sul on põhjust arvata, et arvuti on nakatunud pahavaraga. Kui oled pahavara leidnud, siis tuleb sul seda analüüsida, et välja selgitada, kuidas see töötab. Ja nüüd ongi hea võimalus küsida ekspertidelt, kas teie investeerimiskontodele on püütud sisse logida. Selle mõttes, kas on proovitud, suure tõenäosusega ikka on. Ei, seda küll, aga kas on olnud ka edukaid? Täpselt, et õnneks veel mitte. Vähemalt rahast ei ole ilma veel jäänud.
Ja ma lihtsalt tahangi siinkohal öelda, et nüüd tegelikult me oleme jõudnud 9 taskini, mis on siis päris eluline jällegi case või juhtum, mille me olemegi võtnud oma healt partnerilt Admiralsilt, kes rääkis, et nende nii-öelda süsteemi siis niimoodi prooviti rünnata. Loomulikult ei olnud see rünnak, ei olnud õnneks edukas, sellepärast, et neil on vastavad spetsialistid ikkagist majas, kes selle ära likvideerisid. Aga mis on seal oluline ongi see, et esiteks siis rünnataksegi niisuguseid kohtusi, kus on raha. Ja teiseks on see, et rünnati siis maailmas enim kasutatud operatsioonisüsteemi Windows nii-öelda siis platvormil. Ja seda enamike inimesed tegelikult lõpptarbijana kasutame ka, eks ole. Küberkurjategijad lisaks sellele, nad on targad, nad on suht tihti, nad on head psühholoogid. No, muidugi. Et vaata, kuidas tehakse need rünnakud, näiteks phishingu rünnakud ja mingis fake wifi'ga. Reede õhtul. Nii, Fork Bomb pani ka 4. ülesande ära. Inimesed on väsinud, ei pane tähele, ei vaata, kas see sait on tabalukuga või ei ole, kas see wifi on kaitstud, ei ole ja sul on kõik, sul on tööpäeva lõpp, no attention. Ära on lahendatud siis nutipostkasti ülesanne ja selle lahendajaks on Fork Bomb. Ja selle ülesande eest on Parcel C pannud välja ka eriauhinna, milleks on siis praktika nende firmas Parcel C. Fork Bomb lahendas selle mailboxi taski tunniga, tund ja 3 minutit ja ühtegi hinti ei kasutanud. Suur aplaus tiimile A, kes on siis tulnud poodiumi kohale. See kollane on meeskond A ja hüppas siis täitsa sealt mitme meeskonna vahelt ilusti 3. Me leidsime viiruse faili. Aga see faili on sees kindlasti analüüsides. Oota, ma ei oska selle hiiriga. On jäänud. Kus see fail on? Võistlejatel on veel nagu näha mõned sekundid, et sisestada lipp ja veel viimane punktiskoor napsata. 13, 12, 11, 10, lõpuni 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esimene voor on lõppenud. End of stage 1. Ja tõehetk on siin. Cyber Battle of Estonia esimene etapp oli pingeline ja väga põnev, veel pingelisemaks, aga siin Tartu Ülikooli spordihoones nüüd läheb. Järgmises voorus on küberpätid sihikule võtnud linna teenused, nii et jääge meiega.